Tere tulemast Eimi Kitsune tavatuppa. Mul on hea meel, et sa oled leidnud tagasitee minu kanalile. Teen kiire postituse, tahan teiega paari mõtet jagada. Käisin just juuksuris, lasin natukene oma juuste otsi pügada, et katkised otsad saaksid lõigatud. Ja juuksur tegi mulle komplimendi, ütles, et nii terved ja tugevad pole mu juuksed kunagi olnud. Ja küsis, et mis ma siis nagu teistmoodi teen ja ma ütlesin, et ei, et kõik on vana viis ja et ikka samad vahendid, mida pesemiseks kasutan, sama vesi. Aga ainus, mis on muutunud, on see, et ma saan tegeleda sellega, mida ma armastan ja minu hingemissioon on käivitunud ja ma olen rõõmu tundnud sellest suvest ja sellest kanalist ja nendest inimestest, kes minu ellu selle kaudu on jõudnud. Nii et see on tõestus selle kohta, et see, mis on seespool, peegeldub ka väljaspool. Ehk siis tasapisi hakkavad isegi juukseotsad isegi juuksed tänu avaldama, et olen rahulikum, rõõmsam, stabiilsem ja enesele keskendunum. Soovin sulle ka seda, et sa leiaksid oma hingemissiooni tee ja leiaksid selle hingerahu. Teine uudis oli ka. Nimelt siis mul on plaan järgmisel reedel algusega kell 18:00 teha siin kanalil jälle üks mõnus otsesaade, kus saab siis esitada küsimusi ja vaatame, mida siis kaardid räägivad. Et eelmine kord läks päris kenasti, päris palju oli osalejaid ja panen kindlasti ka reklaamid välja ja katsume siis jälle teha nii, et täpselt tund aega hoiame fookust ja vastan siis kaartidega nii paljudele küsimustele, kui jõuan ja jällegi teeme siis nii, et ette ei hakka küsima, et need, kes saate ajal juhtuvad vaatama, et need siis saavad nii-öelda otseenergias küsida. Ja 16. kell 15:00 kutsun teid Marise kanalile otsesaatet vaatama, sest tema mind külaliseks kutsunud ja me räägime kaartidest, me räägime elust ja eks näis, kuhu see vestlus ennast juhib, sest mulle väga meeldib see, kui nii-öelda lasen vabalt voolata ja ka Maris ei ole mulle täpselt küsimusi ette andnud nagu tavalistes saadetes, vaid me laseme vabalt voolata ja räägime vabalt. Nii. Ja võib-olla siis seal saates ma paljastan ka selle saladuse, mida uut ja põnevat see rebase poiss mu ellu on toonud, kes ühel päeval lausa mu koduhoovi, võiks öelda, et lausa samasse aiakiike, kus ma istun, ennast sisse seadis ja ennast märku andis, sest see rebase poiss on alati mu ellu toonud midagi uut, põnevat ja loomingulist. Ja praegu ma olen selle projekti keskmes, ma olen vaimustatud, ma tunnen, et ma saan tegeleda täpselt sellega, milleks ma olen loodud, minu hingemissioon on käivitunud ja nüüd ma alles saan aru, et kui algul tundus see nii eklektiline, millega ma kõik tegelen, siis kõigel on oma aeg ja koht ja selles projektis läheb mul kõike seda vaja, alates õpetajatöö kogemusest kuni kaardi ladumiseni. Ja mul on selline tunne, et see, mis valmib, ei jää viimaseks. Aga sellest toredast koostööst ma räägin teile siis juba natuke hiljem, võib-olla isegi Marise saates, vaatame. Aga naudi suve, naudi oma aega ja väikest hinge. Telli kanal, pane like, kui meeldis, jaga oma mõtteid ja kogemusi, hüppa sisse Facebooki kinnisesse gruppi, kus siis jagan nii päevakaarte kui ka aeg-ajalt üht-teist muud. Nii et järgmiste kordadeni.